lugupeetud peaminister. Julgeoleku küsimust on puudutatud palju viimasel ajal ka täna ja sellega seoses on mul küsimus. Me näeme, et sõda ei jäta puudutamata tsiviilelanikkonda mitte mingil juhul. Kui suur on Eesti Vabariigi valmisolek tagada elanikkond varjenditega sõjalise konflikti puhul ja kui suured on riigi varud, et tagada elanikkond protsentuaalselt, ma mõtlen, toidu, vee, hügieeni ja meditsiinivahenditega? Aitäh, lugupeetud küsija. Ma kõigepealt ütlen, et Eesti Vabariik teeb kõik selleks, et sõda ei tuleks ja Eesti inimesed saaksid ennast oma kodumaal kindlalt tunda. Aga tõsi on ka see, et laiapindne riigikaitse tähendab seda, et igaüks saab oma rollist aru, igaüks oskab ka erinevate ohtude korral käituda ja ma ei ole päris nõus sellega, et elanikkonnakaitse aluseks peab olema ilmtingimata tuhanded varjendid. Ma usun, et kõige parem elanikkonna kaitse on see, et inimesed on hästi informeeritud sellest, kuidas tegutseda, kuidas toime tulla ja kindlasti riigikaitseõpetuse ellukutsumine kõikides gümnaasiumites on üks osa, mis sellele kaasa aitab. Elanikkonna aktiivne osalemine nii ajateenistuses, Kaitseliidus, ka kõrgematel riigikaitsekursustel, kus ka mitmeid Riigikogu liikmeid oli rõõm kohata. Kõik sellised asjad aitavad kaasa, et Eesti inimesed teavad, kuidas ohu korral toime tulla. Aga ma veel kord rõhutan, et Eesti riik ei valmistu sõjaks. Eesti riik teeb kõik selleks, et sõda ei tuleks. Eesti on hästi kaitstud, meie oma kaitsevägi on väga tugev, seda kinnitab ka praegu käimasolev õppus Siil. Ja loomulikult me teame väga hästi, et Eesti kaitsmine on mitte ainult meie asi, vaid Eesti kaitsmine on ka kogu NATO ühine asi, nii et me võime ennast kindlalt tunda. Aitäh! Aitäh!